This is the Erasmus project Gamification, Digitalization and Practical Tools for Developing Circular Economy Skills 2022.1.E01.KA220 U000090946. We are going to show the webinar of Chapter 1, Linear Economy. Our guest is a specialist in linear and circular economy, Mr. Heiki Koigo. Tere! Täna räägin mõne sõnaga lineaarmajanduselt üleminekust ringmajandusele. Et kõige paremini sellest aru saada, tuleks kõigepealt ära defineerida, mis asi on lineaarne majandus, mida me selle all mõtleme. Inimesed tekitavad liiga palju jäätmeid. Me valmistame tooteid, tarbime neid, siis viskame need minema prügikastidesse ja lihtsalt jätame kuhugi seisma. Need on purgid, pudelid, vanad elektroonikaseadmed, plastid ja nii edasi. Looduses prügi ei ole ka prügilaid. Energiat annab päike, tuul või liikuv vesi. Ühe liigi jäätmed on teise inimese toit ja kui asjad surevad, naasevad nende toitained mulda, tekib eluringlus. Kahjuks teevad inimesed asju lineaarsemalt ja suurt osa meie toodetud jäätmetest ei saa ringlusesse võtta või neid ei võeta praegu ringlusesse. Kui tahame uusimat telefoni või arvutit või mingit muud kaupa, kipume vana kohe seisma jätma või sootuks ära viskama. Kui meie nõudepesumasin puruneb, ostame uue. Kuid see raiskav lähenemine, mida tuntaksegi lineaarmajanduse nime all, ei tööta enam. Meil on otsas ressursid, millega uusi asju teha ja me toodame liiga palju mürgiseid jäätmeid. Ja kus siis see lineaarmajandus pärit on? Peame liikuma ringmajanduse juurde. See on inspireeritud loodusest, kus kõigel on väärtus ja midagi ei lähe raisku. Selle asemel, et oma katkised asjad ära visata, tuleks neid parandada. See võib olla palju lihtsam, kui te arvate. Näiteks pakuvad paljudes riikides, näiteks Ühendkuningriikides, nõndanimetatud remondikohvikud võimalusi ja oskusi ja tööriistu inimestele, et oma esemeid asju sobival ajahetkel parandada. Olgu need siis riided, elektriseadmed, sööginõud, mänguasjad. Või siis miks mitte kasutada neid samu vanu asju uute ja kasulike asjade loomiseks. Lineaarne majandus üksikasjalikult võiks siis tähendada, võiks lahti rääkida selliselt. 19. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni läbis läänemaailm nõndanimetatud teise tööstusrevolutsiooni leiutised, uued avastused ja tehase töö korraldamine võimaldasid Euroopal ja Ameerikal toota rohkem kaupa madalamate kuludega. Kuna ka elutingimused paranesid, kasvas potentsiaalsete tarbijate arv ja suurenesid läbimüügid. Tekkis üha suurenev soov toota rohkem ja rohkem tooteid. See majandussüsteem on määratletud kui lineaarne ja sellel on 3 faasi. Võtma, tegema ja kõrvaldama. Lineaarmajandus on traditsiooniline mudel, kus toorained kogutakse kokku ja muudetakse toodeteks, mida tarbijad kasutavad, kuni need jäätmetena ära visatakse, muretsemata nende ökoloogilise jalajälje ja tagajärgede pärast. See seab esikohale kasumi jätkusuutlikkuse asemel, kusjuures tooted on valmistatud pärast kasutamist ära viskamiseks. Täpselt nii, nagu me siiani oleme teinud. Lineaarne mudel on kogu viimase sajandi jooksul olnud arenenud riikide jaoks esmane.
Ettevõtte väärtus põhines sellel, kui palju ta suudab toota ja müüa ning mida suurem on selle müük, seda suurem on tema kasum. ÜRO keskkonnaprogrammi aruandes ennustatakse, et kui praegused kasvu- ja tarbimismäärad jäävad samaks, kahekordistub nõudlus loodusvarade järele 2050. aastaks. Probleem on selles, et selleks ajaks ei ole need ressursid meie maal enam piisavalt kättesaadavad. See majanduskasvu ja õitsengu tee kurnab maa ökosüsteeme, mida on oluliselt ja pöördumatult mõjutatud. Selge on see, et lineaarne majandus ei ole enam jätkusuutlik. Meie planeedi ja meie ellujäämine nõuab radikaalset muutust. Selle stsenaariumi puhul võib just ringmajandus olla tuleviku laine. Nüüd, kui me teame, mida mõistetakse lineaarmajanduse all, läheme edasi ringmajanduse tutvustamisele. Aga siiski veel ennem peab paari sõnaga tooma paar näidet lineaarmajanduse kohta, et me paremini aru saaks, mida siis muuta tuleb. Lineaarmajanduse rakendamise head näited on näiteks fossiilkütustel põhinev energiaarendus, paberi tootmine puidust ilma metsade taastamiseta, keemiapõhine taimekasvatus ja ühekordselt kasutatavad anorgaanilised pakendid. Fossiilkütusel põhinev energiaarendus on klassikaline näide lineaarmajandusest, eriti kui majandusarengu ainsaks energiaressursiks kasutatakse fossiilkütuseid. Selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, et fossiilkütused ei ole taastuvad ning neid tuleb pidevalt kaevandada, et neid saaks kasutada energia tootmiseks, elektri tootmiseks ja muudel eesmärkidel. Sõltuvus fossiilkütustest soodustab ka negatiivset mõju, mida lineaarne majandus kipub keskkonnale avaldama. Kasutamisel tekitab enamik fossiilkütuseid märkimisväärses koguses kasvuhoonegaase nagu süsinikdioksiid, samuti toksiine, mis suurendavad õhusaastet. Kivisüsi, maagaas ja nafta sobivad kõik lineaarse majandusmudeliga võta, valmista ja viska ära, sest neid esineb piiratud koguses ning need ammenduvad ja neid ressursse jääb väheks. Kui paberi tootmine sõltub puude biomassist saadavast taastuvast biomassist, võib see kuuluda kategooriasse võta, valmista ja viska ära, kuid kui piisavaid meetmeid tooraine taastamiseks ja kasutada paberitoodete ringlusse võetuks ei kasutata. Puudest paberi valmistamise peamine puudus on raadamise oht ehk siis metsade hävinemine. Kuna lineaarmajandus keskendub hetke tootmisele ja kasumi maksimeerimisele, ei ole harvad juhud, kui suuremahuline paberi tootmine toob kaasa metsade hävimise. Plastitööstuse lineaarne majandusmudel on selline, kus sünteetilisi materjale kasutatakse selliste plastide tootmiseks, mida tarbijad kasutavad ja mis seejärel visatakse jäätmetena prügimägedesse, põletusahjudesse ja muudesse jäätmekäitlusvahenditesse. Sageli käib lineaarne plasti tootmine käsikäes fossiilkütustest sõltumise probleemidega, sest sünteetilise plasti tootmisel kasutatavaid tooraineid saab tuletada fossiilkütustest. Lineaarses majanduses on sünteetilise plasti tootmise kõige silmatorkavam keskkonnamõju plastireostus. Ainuüksi kasutuselt kõrvaldatud plastist tulenev merereostus põhjustab ülemaailmsel tasandil tohutuid kahjusid aastas. Sünteetilise plasti teke, lagunemine halvendab keskkonda toksiinide, gaasiliste kõrvalsaaduste ja mikroplastide keskkonda sattumise pärast. Plastide lineaarne mudel hõlmab ühesuunalist tootmise, kasutamise ja kõrvaldamise teed. Selleks üheks tõendiks on ühekordselt
kasutatavate anorgaaniliste pakendite populaarsus. Ühekordselt kasutatav anorgaaniline pakend viitab pakendile, mis sisaldab materjale, mis ei ole biolagunevad ja on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Need materjalid moodustavad suure osa anorgaanilistest jäätmetest, mis on linnapiirkondades prügistamisest tuleneva esteetilise reostuse peamine põhjus. Lisaks prügistamisele tähendab asjaolu, et need pakkematerjalid kõrvaldatakse, et nende populaarsusega turul kaasneb suur ressursside ammendumise oht, vähemalt nende valmistamisel kasutatud toorainete osas. Iga tööstusharu on ettevõtte jätkusuutlikust sõltub võimest säästa ressursse ringlussevõtu ja korduskasutamise kaudu. See tähendab, et soovitatav on asendada ühekordselt kasutatav, see on võtta, töötle ja viska minema mudel ringluspõhisema mudeliga. Lõpuks on see lineaarmajanduses üsna tavaline, et põllumajandust arvestatakse püsivas, intensiivses vormis, mida iseloomustab kemikaalide kasutamine hetkesaagikuse suurendamiseks. Keemilistel väetistel, herbitsiididel ja pestitsiididel on ilmne kiire tõhususe eelis ning need sobivad lineaarse majandusliku stsenaariumi korral masstootmise ja maksimaalse kasumi eesmärgiga. Lineaarne majanduslik tootmine põllumajanduses soodustab ka masinate intensiivset kasutamist ja veevarude liigset tarbimist. Need rakendused avaldavad survet loodusvaradele ja ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlikud. Niisiis jõuame tagasi ringmajanduseni ja ringmajanduse vajalikkuse juurde. Alustame lineaarse majanduse puudustest. Lineaarne majandus tuleneb äritavadest, mis eeldavad pidevat loodusvarade pakkumist. Selle tulemuseks on võta kasuta viska ära mentaliteet. See mentaliteet põhineb ressursside kaevandamisel, kaupade ja teenuste tootmisel ning tarbimisjärgsete jäätmete kõrvaldamisel. See lähenemisviis satub aga üha suurema surve alla ja oma ebasoodsate keskkonna ja majandustingimuste tõttu on ebasobilik. Ökoloogilised puudused. Lineaarmajanduse ökoloogiline puudus on see, et kaupade tootmine toimub meie ökosüsteemide tootlikkuse arvelt. Liigne surve nendele ökosüsteemidele ohustab oluliste ökosüsteemi teenuste osutamist nagu vee, õhu ja pinnase puhastamine. Võta tee, kõrvalda mentaliteedi kõik 3 sammu mõjutavad ökosüsteemi teenuseid erinevalt. Toorainete kogumine toob kaasa suure energia ja vee tarbimise. Mürgiste ainete heite ja looduskapitali, näiteks metsade ja järvede katkemise. Toote moodustamisega kaasneb sageli suur energia ja vee tarbimine ning mürgised heitmed. Lõpuks, kui need tooted ära visatakse, võetakse looduslikelt aladelt ruumi ja sageli eralduvad ka mürgised ained. Väga hea, las edasi. Nii, väga palju plastikut kasutatakse ainult lühikese aja jooksul, nii et saate kiiresti läbida samm-sammult mingi plaani. Selle tulemusena toodetakse maailmas igal aastal üle 300 miljoni tonni uut plasti. Sellest 5 miljonit tonni jõuab ookeanidesse, see koosneb plastjäätmetest, mis visatakse maapinnale, merre või kanalisatsiooni. Suurem osa sellest plastist visatakse algselt maale, kui tuhutakse jõgede ja kanalite kaudu merre.
Teine kategooria on mikroobid. Need on väikesed plastikust graanulid, mida kasutatakse hooldusvahendites nagu šampoonid ja muud sarnased vahendid. Lõpuks jaguneb plast lagunemise ja killustumise teel väiksemateks osakesteks ja selle protsessi käigus võivad vabaneda mürgised ained. Lisaks näevad kõikvõimalikud loomad toiduks plastjäätmeid ja mikropärleid. Sel viisil häirib plast kalade toiduahelat, mis võib kahjustada ka meie enda tervist. Sel moel kahjustab plasti tootmine ja siis samm-sammult võtavalmistaja kõrvalda plaanis kala kui ookeanid ja merede ökosüsteemi teenusena tarnimist. Lisaks kahjule, mis lineaarne majandus põhjustab ökosüsteemi teenuste osutamisele, ohustab see majandusmudel ka materjalide tarnimist. Seda ebakindlust põhjustavad kõikuvad toorainehinnad, napid materjalid, geopoliitiline sõltuvus erinevatest materjalidest ja kasvav nõudlus. Neid probleeme saab lahendada ringmajanduse abil. Riske katsume selgitada siis alljärgnevalt. Nii, tooraine hindade kõikumine. Tooraine hindade kõikumine on märgatavalt tõusutrendis. See mitte ainult ei tekita probleeme kaevuritele ja toorainete ostjatele, vaid tekitab ka suuremaid riske turul. See omakorda pärsib investeeringuid materjalide kaevandamisse ja töötlemisse, mis võib tagada tooraine hindade jätkuva tõusu aja jooksul. Lisaks takistavad need hinnakõikumised ettevõtetel teha hinnaprognoose, mis annab neile nõrgema konkurentsipositsiooni kui vähem materiaalselt sõltuvad ettevõtted. Kriitilise tähtsusega materjalid. Praeguse lineaarse majandussüsteemi teine puudus on see, et palju toodetakse nappidest materjalidest. Mitmed tööstusharud kasutavad oma tootmisprotsessides intensiivselt kriitilise tähtsusega materjale nagu indium ja kroom. Need materjalid on kättesaadavad ainult väga piiratud ulatuses. Eelkõige kasutavad neid tooraineid metallitööstus, arvuti- ja elektroonikatööstus, elektriseadmete tööstus ning auto- ja sõidukitööstus. Vastastikune sõltuvus. Kaubanduse suurenemise tulemusena on toodete geopoliitiline omavaheline seotus muutunud üha tugevamaks. Näiteks riigid, kus on veepuudus, kuid nafta ülejääk kauplevad teravilja ostmiseks naftaga. Selle tulemusena on need toorained justkui omavahel seotud. Lisaks sõltub paljude kaupade tootmisprotsess veest ja kütusest. Selle vastastikuse sõltuvuse tulemusena on ühe tooraine nappusel ulatuslik mõju paljude teiste kaupade hindadele ja kättesaadavusele. Materjalinõudluse suurenemine. Lisaks niikuinii kättesaadava tooraine piiratud pakkumisele prognoositakse ka märkimisväärset nõudluse kasvu materjalide järele. Rahvastiku ja heaolu kasvu tulemusena kasvab kiiresti keskklassi tarbijate arv, kellel on suurem nõudlus kaupade tarbimise järele. Lisaks toodete eluiga viimastel aastatel dramaatiliselt väheneb. See on üks liikuma panevaid jõude materjalide kasvava tarbimise taga läänemaailmas. Toote eluiga väheneb endiselt, sest on olemas positiivse tagasiside protsess. Tarbijad soovivad uusi tooteid kiiremini ja kasutavad seetõttu oma vanu tooteid lühemalt. See omakorda tähendab, et toote elutsüklis on vaja vähem kvaliteeti, mis omakorda viib selleni, et tarbijad soovivad uusi tooteid veelgi kiiremini. Siit võib teha järelduse, et traditsiooniline lineaarmajanduse muster järgib võta valmista ja viska minema skeemi. See tootmismeetod maksimeerib kogutud toorainete kasutamist enne,
kui see muudab need toodeteks, kõrvaldades lõpuks kasutuskõlbmatu materjali. Lineaarse majanduse väärtuse loob masstootmine ja toodete müük. Tänu sellele skeemile, mis sarnaneb tasapinnalise joonega näiteks, võib lineaarset majandust leida nime all avatud tsükkel. Peamine probleem, mis selle tootmisviisiga tekib, on olemasolevate ressursside irratsionaalne kasutamine. See tekitab kahekordse negatiivse mõju, sest see mõjutab negatiivselt nii keskkonda kui ka kliimamuutusi. Lineaarmajandus ammendab tooraine ja energia, mille tulemuseks on CO2 emissioon. Statistiliselt on ligikaudu 68% sisendtoorainest taastumatud, mis kujutab endast tõsist probleemi ja ohtu keskkonnale. Lisaks biosfääri tõsisele kahjustamisele on lineaarmajanduse allakäik ka inimeste ekspluateerimine. See süsteem paneb rõhku toodetele endile ja sellise võrrandi tulemus on masstootmine ja tarbimine, kuid turgude vajaduste rahuldamiseks ekspluateerib majandus töötajaid. Lineaarne majandus põhineb 4 põhietapil. Tooraine ammutamine ja energia tarbimine, nende ressursside muutmine valmis toodeteks, nende toodete turustamine tarbimiseks ja nende toodete äraviskamine, kui nende kasutusiga on lõppenud. Lineaarmajanduse peamised osad. See majandusmudel arenes märkimisväärselt tööstusrevolutsiooni ajal, mil ressursse oli palju ja masstarbimine oli lapsekingades. Koos globaliseerumisega on lineaarmajandus, mis põhineb põhimõttel kaevanda, valmistaja, tarbija, viska ära, muutunud märkimisväärselt levinumaks, mille tulemuseks on sümptomaatiline ja mõttetu nähtus. Kaevandatu aegumine. Nüüd näib, et see mudel ei ole pikas perspektiivis kuigi jätkusuutlik, sellel on palju põhjuseid. Esiteks ressursside ammendumine, globaalne soojenemine, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, suurenenud jäätmete hulk, maailma rahvastiku kasv ja nii edasi. Kui ei tehta jõupingutusi maailma ökosüsteemide edasiseks säilitamiseks, on ohus kogu inimkond. Igal aastal kahandavad inimesed planeedi taastumisvõimet varem ja varem, kiiremini ja kiiremini. 1970. aastal oli see kuulus maa ületamise päev 29. detsembril. 2022. aastal oli see 28. juulil. Õnneks on riigiasutuste, kodanike ja ettevõtete seas selles küsimuses kogukondlik teadlikkus. Pärast selle jälgimist tekkis kestlik areng ja seejärel ringmajandus. Euroopa Liit toodab igal aastal üle 2,2 miljardi tonni jäätmeid. Uued seadusandlikud algatused jäätmekäitluse kohta on sellised, et edendada üleminekut säästvamale mudelile, mida tuntakse ringmajanduse nime all siis. Mida aga ringmajandus täpsemalt tähendab ja millised võiksid olla selle eelised? Niisiis, ringmajandus on tootmise ja tarbimise mudel, mis hõlmab olemasolevate materjalide ja toodete jagamist, liisimist, korduskasutamist, parandamist, uuendamist, ringlussevõttu nii kaua kui võimalik. See siis pikendab toodete elutsüklit. Praktikas aga tähendab see jäätmete minimaliseerimist,
Kui toote kasutusiga on lõppenud, hoitakse selle materjale majanduses, võimaluse korral ringlussevõtu kaudu. Neid saab produktiivselt kasutada mitu korda, luues seeläbi lisaväärtust. Uus mudel vastandub traditsioonilisele lineaarsele majandusmudelile, mis põhineb võta valmista tarbi, kasuta ja viska ära mudelil. Mudelil, mis tugineb suures koguses odavatele ja kergesti kättesaadavatele materjalidele ja energiale. Lineaarse mudeli osaks on ka kavandatud aegumine. Kui toode on kavandatud piiratud kasutus ajaga, julgustatakse tarbijaid seda tagasi ostma. Seevastu toodete korduskasutamine ja ringlussevõtt aeglustab loodusvarade kasutamist, maastiku ja elupaikade hävitamist ning aitab piirata bioloogilise mitmekesisuse vähenemist. Veel üks ringmajanduse eelis on kasvuhoonegaaside aastase koguheite vähendamine. Euroopa Keskkonnaameti andmetel tekitavad tööstusprotsessid ja toodete kasutamine ligi 10% Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustest ning jäätmekäitlus 3,3%. Tõhusamate ja säästvamate toodete loomine algusest peale aitab vähendada energia ja ressursi tarbimist, kuna hinnanguliselt määratakse üle 80% toote keskkonnamõjust kindlaks kavandamise etapis. Jäätmete vähendamine. Üleminek usaldusväärsematele toodetele, mida saab korduskasutada, uuendada, parandada, vähendab loomulikult jäätmete hulka. Eelkõige on kasvav probleem pakendamine, mis keskmiselt tekitab aastas peaaegu 180 kilo pakendjäätmeid ühe eurooplase kohta. Eesmärk on võidelda tarbetute pakendite vastu ja parandada nende disaini, et edendada korduskasutamist ja ringlussevõttu. Teine ringmajanduse kaudu saavutatav mõju on sõltuvuse vähendamine toorainest. Piisab, kui öelda, et Eurostati andmeil impordib Euroopa Liitu umbes poole tarbitavast toorainest. Euroopa Liidu ja muu maailma vaheline kaubavahetuse koguväärtus on alates 2002. aastast peaaegu kolmekordistunud, kusjuures eksport kasvab kiiremini kui import. Sellest hoolimata impordib Euroopa Liit endiselt rohkem kui ekspordib ja 2021. aastal oli selle tulemuseks 35,5 miljardi euro suurune kaubandusbilansi puudujääk. Tooraine ringlussevõtt maandab hankimisega seonduvaid riske nagu hinnakõikumised, kättesaadavus ja sõltuvus impordist. See kehtib eriti kriitilise tähtsusega toorainete kohta, mis on vajalikud kliimaeesmärkide saavutamiseks, ülioluliste tehnoloogiate, näiteks akude ja elektrimootorite tootmiseks. Üleminek ringmajandusele võib suurendada ka konkurentsivõimet, stimuleerida innovatsiooni, hoogustada majanduskasvu ja luua uusi töökohti. 2030. aastaks on hinnanguliselt loodud 700 000 uut töökohta. Materjalide ja toodete ümberkujundamine ringkasutuseks stimuleerib ka innovatsiooni eri majandussektorites. Nii, Euroopa algatused selles osas. 2020. aasta märtsis esitas Euroopa Komisjon ringmajanduse tegevuskava, mille eesmärk on edendada kestlikumalt toote disaini, vähendada jäätmeid ja suurendada tarbijate mõjuvõimu, näiteks luues õiguse parandamisele. See mõjutas ressursimahukaid sektoreid nagu elektroonika ja telekommunikatsioon, plast, tekstiil ja ehitus. 2021. aasta veebruaris võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni uue ringmajanduse tegevuskava kohta, milles nõutakse täiendavaid meetmeid
et saavutada 2050. aastaks süsinikuvaba, keskkonnasäästlik, mürgivaba ja täielikult ringmajandatav, sealhulgas rangemaid ringlussevõtu eeskirju ja siduvaid eesmärke materjalide kasutamiseks 2030. aastaks. Kooskõlas rohelise kokkuleppe kohase Euroopa Liidu 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgiga avaldas komisjon 2022. aasta märtsis esimese meetmepaketi ringmajandusele ülemineku kiirendamiseks. Need ettepanekud hõlmasid kestlike toodete ulatuslikumat kasutuselevõttu, tarbijate mõjuvõimu suurendamist rohepöördeks, ehitustoodete määruse läbivaatamist ja kestlike tekstiilide strateegia loomist. 2022. aasta oktoobris kiitis parlament heaks püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitlevate eeskirjade läbivaatamise, et vähendada ohtlike kemikaalide hulka jäätmetes ja tootmisprotsessides. Uute eeskirjadega kehtestatakse rangemad piirmäärad, keelustatakse teatavad kemikaalid ja hoitakse saasteaineid ringlussevõtust eemal. Lõpuks tegi komisjon 2022. aasta novembris ettepaneku uute kogu Euroopa Liitu hõlmavate pakendieeskirjade kohta, mille eesmärk on vähendada pakendijäätmeid ja parandada pakendidisaini, näiteks selge märgistusega, et edendada korduskasutamist, ringlussevõttu ning nõuab üleminekut bioressursipõhisele, biolagunevale ja kompostitavale plastile. 2021. aastal hakkas Euroopa Parlament arutama tervisliku Euroopa Liidu kriitilise tähtsusega toorainete strateegiat, mis põhineb kestlikul hankimisel ning kõrgetel keskkonna, sotsiaal- ja inimõiguste standarditel. Eesmärk oli vähendada Euroopa Liidu sõltuvust mõnest Euroopa Liitu mittekuuluvast riigist ning edendada kriitilise tähtsusega toorainete ringlussevõttu ja taaskasutamist. Selleks, et seda saavutada, et kestlike, kliimaneutraalsete ja ressursi tõhusate toodete Euroopa Liidu turg oleks toimiv, on komisjonil eesmärk luua digitaalsed tootepassid, et jagada kogu asjakohast teavet toote olelusringi jooksul. Seda täiendavad algatused, mille eesmärk on võidelda kavandatud aegumise vastu, parandada toodete vastupidavust ja parandatavust ning tugevdada tarbijate õigusi ja tagada õigus toodete parandamisele. Eritööstussektorite osas on komisjoni tegevuskavas esitatud 7 peamist sektorit, mis on ringmajanduse saavutamiseks hädavajalikud. Need oleks plastid, tekstiili, e-jäätmed, toit, vesi ja toitained, pakendid, patareid, sõidukid, hooned ja konstruktsioonid. Plasti puhul tuleks Euroopa ringmajanduse strateegias mikroplasti kasutamine järk-järgult lõpetada. Tekstiilisektori juurde liikudes võib täheldada, et tekstiilitööstuses kasutatakse praegu palju toorainet ja vett, ringlusse võetakse alla 1%. Komisjoni poolt 2020. aasta märtsis esitatud kestlike ja ringluspõhiste tekstiilide Euroopa Liidu strateegia eesmärk on tagada 2023. aastaks oleks Euroopa Liidu turule lastavad tekstiilitooted vastupidavad ja ringlusse võetavad,
võimalikult suures ulatuses valmistatud ringlusse võetud kiududest ja nad oleks vabad ohtlikest ainetest. Samuti uuritakse mikrokiudude kao vastaseid meetmeid ja rangemaid veekasutuse standardeid. Elektroonika ja elektrijäätmed on Euroopa Liidu kõige kiiremini kasvav jäätmevoog, millest vähem kui 40% võetakse ringlusse. Euroopa Liit edendab toodete pikemat kasutusiga korduskasutatavuse ja parandatavuse kaudu. Toidu, vee ja toitainete puhul läheb Euroopa Liidus hinnanguliselt 20% toidust kaotsi või raisku. Seepärast kutsub komitee strateegia talust taldrikule raames üles vähendama 2030. aastaks toidujäätmeid poole võrra. Pakendijäätmed on Euroopas saavutanud rekordtaseme. Uute normide eesmärk on tagada, et 2030. aastaks on kõik Euroopa Liidu turul olevad pakendid majanduslikult korduskasutatavad või ringlusse võetavad. Samuti kaalutakse uute eeskirjade kehtestamist, millega nõutakse, et kõigi Euroopa Liidu turul olevate kartulite tootmisel ja materjalidel oleks CO2 jalajälg ja need vastaksid ökoloogilistele standarditele. Lisaks moodustab ehitus üle 35% Euroopa Liidu kogu jäätmetest. Eesmärk on pikendada hoonete eluiga, seada eesmärgid materjalide süsiniku jalajälje vähendamiseks ning kehtestada miinimumnõuded ressurssidele ja energiale. Euroopa Liit toodab igal aastal üle 2,2 miljardi tonni jäätmeid. Uued seadusandlikud algatused jäätmekäitluse kohta, et edendada üleminekut säästvamale mudelile, mida tuntakse ringmajanduse nime all. Mida aga ringmajandus täpselt tähendab ja millised võiksid olla selle eelistused või eelised? Ringmajandus on tootmise ja tarbimise mudel, mis hõlmab olemasolevate materjalide ja toodete jagamist, liisimist, korduskasutamist, parandamist, uuendamist ja ringlussevõttu nii kaua kui võimalik. See pikendab toodete elutsüklit. Praktikas tähendab see jäätmete minimeerimist, kui toodete kasutusiga on lõppenud, hoitakse selle materjali majanduses võimaluse korral ringlussevõtu kaudu. Neid saab produktiivselt kasutada mitu korda, luues seeläbi lisaväärtust. Uus mudel vastandub traditsioonilisele lineaarsele majandusmudelile, mis põhineb võta valmista tarbi kasuta mudelil. Mudelil, mis tugineb suures koguses odavatele ja kergesti kättesaadavatele materjalidele ja energiale. Lineaarse mudeli osaks on kavandatud aegumine. Kui toode on kavandatud piiratud kasutusajaga, julgustatakse tarbijal seda ümber vahetama. Seevastu toodete korduskasutamine ja ringlussevõtt aeglustab loodusvarade kasutamist, maastiku elupaikade hävitamist ning aitab piirata bioloogiliste mitmekesisuste vähendamist. Veel üks ringmajanduse eelis on kasvuhoonegaaside aastase koguheite vähendamine. Euroopa Keskkonnaameti andmetel tekitavad tööstusprotsessid toodete kasutamine 10% Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogustest ning jäätmekäitlus 3%. Tõhusamate ja säästvamate toodete loomine algusest peale aitab vähendada energia ja ressursi tarbimist, kuna hinnanguliselt määratakse üle 80% toote keskkonnamõjust kindlaks tema kavandamise etapis. Jäätmete vähendamine.
Üleminek usaldusväärsematele toodetele, mida saab korduskasutada, uuendada ja parandada, vähendab jäätmete hulka. Eelkõige on kasvav probleem pakendamise ja keskmiselt tekitab iga eurooplane aastas 180 kilo pakendjäätmeid. Nagu eelpool rääkisime, on eesmärk meie eesmärk võidelda selle hulga vähenemise suunas. Selleks tuleks parandada toodete disaini nii, et pakendid oleks korduskasutatavad ja oleks võimalik need uuesti ringlusse võtta. Teine ringmajanduse kaudu saavutatav mõju on sõltuvuse vähendamine toorainest. Piisab ka öelda, et Eurostati andmetel impordib Euroopa Liit umbes poole tarbitavast toorainest. Euroopa Liidu ja muu maailma vahelist kaubavahetuse koguväärtus on praegu liiga suur, on kolmekordistunud alates aastast 2002. Nii kestlikumate toodete kasutuselevõtt. 2021. aastal hakkas Euroopa Parlament arutama terviklikku Euroopa Liidu kriitilise tähtsusega toorainete strateegiat, mis põhineb kestlikul hankimisel ja kõrgetel keskkonna- ja sotsiaal- ja inimõiguste standarditel. Eesmärk oli vähendada Euroopa Liidu sõltuvust mõnest Euroopa Liitu mittekuuluvast riigist ning edendada kriitilise tähtsusega toorainete ringlussevõttu ja taaskasutamist. Ja kokkuvõtteks kõigi nende eelpool nimetatud probleemide lahendamiseks on tekkinud ikkagi tõsine vajadus üle minna lineaarselt majandusmudelilt ringmajandusele, mis siis kõrvaldaks juba tänasel päeval väga tõsised probleemid seoses meie tänapäeva ressursside ammendumisega, globaalse soojenemisega, bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega, suurenenud jäätmete hulgaga, maailma rahvastiku kasvuga ja nii edasi. Liiga suur on tööstuse sõltuvus toorainest, tooraine kättesaadavusest, lisaks transpordiprobleemid, hinnakõikumine ja nii edasi. Et kõike seda katsuda kontrolli all hoida ja ettevõtjatele ja maailmamajandusele mugavamaks muuta, siis on Euroopa Liit kehtestanud rea eesmärke ringmajandusele ülemineku kohta. See siis sisaldabki ennekõige eelpool loetletud valdkondi, energeetikat, põllumajandust, ehitust, tekstiilitööstust, toidu ja põllumajandussaaduste tootmist, elektroonikat ja nii edasi. Vaja on optimeerida olemasoleva toorme kasutamist. Võimalusel tuleb võtta kasutusele õigemini siis taaskasutusse kõik võimalik. Tuleb seada eesmärgiks, et esemeid, toodangut, seadmeid oleks võimalik ka korduvalt kasutada või vanadest uusi toota, et vajalikud komponendid võtta ringlusesse ja suund on, et ei oleks kasutusel pakendeid, mis ei
ole sobilikud ringlusse võtmiseks. Samuti on oluline taastuvenergia kasutuselevõtt ehk siis fossiilkütustelt üleminek taastuvenergia kasutamisele. See oleks minu poolt kõik. Tänan tähelepanu eest, head päeva!